No tere tulemast, YouTube'id! Kätte jõud siis selle hooaja viimane laupäev. Kuidagi, üldse ütleme siis midagi, kurval toonil on saanud alguse siis meie viimane nädal. Kõik räägivad, et minu viimane, keegi pole tegelikult rääkinud, et hoopiski on ju lihtsalt viimane teemanädal sellel hooajal. Viimaseks teemaks seekord ongi meil siis ei miski muu kui kuidas mina alustasin. Enamustest niikuinii ilmselt nagu esmakordselt nägid mind täpselt üsna sarnases outfitis, kus mul oligi käed ära lõigatud, müts on peas ja oligi lükkane mingi jau või nagu tegin blä. Tegelikkuses minu esimene video hoopis, kus mina ise siis nii-öelda kaameras olin, ma ei rääkinud mitte midagi. Esimene video oligi siis mul tegelikult, kus ma mängisin tõesti nagu kitarri nagu eelnevast klipist oli näha. Tegelikkuses viiski YouTube juurde tee üldsegi muusika, kuivõrd ma tegin bändi. Üldse esimene video, mis ma tegin, oli üldsegi lüürika video iMovies. Pärast seda lüürika video tegemist sain ma aru, et tegelikult mulle väga meeldib teha videoid ja sealt tuligi mõte, et osta endale oma kaamera. Siiski, selle esimese kaamera ostmise eesmärk oli kajastada kõiki tegemisi, mis see bänd teeb. Nii et esimene niisugune vlogi moodi video, mis mina üldsegi tegin, oligi meie esimesest tuurist. No, aga üks hetk läks see bänd laiali ja samas mul see kaamera jäi ju alles. Ja üha enam ma hakkasin avastama teisi erinevaid YouTubereid. Amazingly familiar to you. In making quality videos over quantity. Kui õhtul, ei, mitte kui ei. Gonna do that. Keda ma siis hakkasin YouTube'is jälgima, ehk siis subscribe ima neile. Huvitav fakt selle bändi juures veel siia juurde see, selle laulja. Just leidsimegi YouTube'ist, kuna meil niisugune väga spetsiifiline muusika omast arust ja me ei leidnud Eestis mitte ühtegi sobivat lauljat, kellega koostööd teha. Et me pöördusime YouTube'i poole ja YouTube'ist leidsimegi siis selle laulja. Ja mis tõttu aasta hiljem pärast bändi lagunemist loomulikult sõitsime siis sinna bändi lauljale külla, sest bändi laulja oli pärit Puerto Ricost. No nagu mõeldud tehtud, Puerto Ricosse mindud. Kaamera oli mul kaasas, terve see aeg ma filmisin lihtsalt ja sealt tuligi siis esimene niisugune 3-episoodiline niisugune reisivlog minult. Ja algselt pöörsin rõhku sellele, et teha ingliskeelset sisu, just sellepärast, et ma arvasin, et ma tahan saada suureks ja kõvaks YouTuberiks, on mingit kõva ja nagu mida iganes, on ju. Well, I am here, aren't I? To my amazement, some people actually care what's going on here. Niisugune awkward, väga awkward oli mul seal siis. Ja sealt edasi ma tegingi siis mõned juba challenge'i videod sinna samale kanalile ja midagi muud ja ühe üsna pea said mõned mu sõbrad ka jälile siis sellele kanalile ja kohe tuligi küsimus, et mis asja sa teed, mis sul viga on? Siis saingi mina tuttavaks Kennetiga, kelle sõber oli Kaspar ja sealt moodi sai ma teada tuntuks ka Carlos Kolliga, kes sellel hetkel juba vaikselt tegi ka videoid ja siis tuligi meie esimene collab. Täna Carlosega, üks Eesti tuntumaid gangsterräppareid. Siis ma sain jällegi uue arusaama, et peale videote tegemise meeldib mulle tegelikult väga täpselt samamoodi oskab ma rääkida, nagu ma oma esimese osast rääkida. Minu mul lihtsalt meeldib kollääbida. Sealt ma alustasingi siis kohe varsti eestikeelse kanaliga, mille esimene video oligi siis koos Kapaga, kus me tegime smoothie challenge'id. Tere, ma olen Kaspar. Tere, mina olen Martti. Mida me täna teeme, Kaspar? Me hakkame mingit väga rõvedat asja oma. Aga nüüd üks vaheklipp ka sellest, ma näitan teile, me oleme just Madude majja ja kõik, kes on minu vaatajad, teevad väga ammu juba, et tegelikult maad on asjad, mis no ütleme nüüd, et nad väga mulle korda ei lähe. Nii suur. Harry Potteris oli see, kus klaasi vastu oli see poiss, siis ta kukkus sinna sisse.
Su käed puril värisevad. Klaasi varsti, ta on täiesti väga, tulere. Miks ta minu järgi käib? Miks ta mind vaatab? Niiviisi, oota, kuhu ma jäingi nüüd? Just, kollääbimine. Aga millegipärast ma väga kaugele nagu nendest esimestest videotest jõudnudki, nii et septembril ma tegin oma eestikeelse kanali ja ikkagi ma tegelesin edasi siis oma ingliskeelse kanaliga. Good morning, it's 7 p.m. Ja siis üks hetk läksin ma hoopis reisile Ameerika maale, mõtlesin, et mul oli ka suur tahtmine tegelikult sinna elama minna sellel hetkel. Ja olin küll siis niimoodi seal reisimas, olin kuukes ära. I've got a little announcement to make. For the next 3 weeks, I'm gonna upload a new video every day. Ma loomulikult tegin seal kõiki vlog'e asju ja kui ma pärast seda kuukest tulin tagasi, ma mõistsin, et Eestis on jube tore olla. Väga mõnus on. Seda enam võiks proovida ja nüüd lihtsalt vaata, mis saab. Teeme täpselt samamoodi, nagu ma varasemalt tegin see terve su kuu aega üle päeviti peaaegu et videoid. What are you doing? Oh my god. Teeks iga nädal ühe eestikeelse video. Vaatame, kuhu see mind viib. In place. 3, 2, 1 ja tere! Mina olen Martti ja ma olen siin koos Nele Kirsipuuga. Kuidas on hästi? Lenuga. Iirisega. Liisaga. Elina. Anitaga. Minuga. Mis su nimi on? Jennifer. Me hakkame tegema challenge'it. Hea küll, kustame selle ära, see sassi. Võt, ja siin ma nüüd olengi. 1,5 aastat hiljem on meil YouTube'id, kõik, mis meil kõik muud on. Ma ei oskagi öelda, kui palju videoid ma tänaseks juba teinud olen. Kuid siiamaani on mul suur tahe, kirg teha videoid, mis ongi kõige tähtsam selle asja juures. Nii et siit ka lihtsalt niisugune väikene mõtted ära. Et kui on midagi, mis teile tõesti väga-väga meeldib, ärge laske ennast heiduta sellele, et mõni sõber tuleb, et kuule, mis asja sa teed, et kuule, see on nagu veits imelik. Alguses ongi kõik imelik, sa ei saagi alguses kõike teha hästi. Sa õpid ja arened, jõuad kuhugile maale. Tänaseks päevaks tõesti ma võin olla see, et mul on 2 tundi ja see video on valmis. Pärasemalt mingi 1,5 aastat tagasi ma oleks mingi 6 tundi selle videoga veetnud. Et ärge kartke kunagi proovile ennast panna ja lihtsalt edasi arendada. Üks asi veel. Esimene video ei pea mitte kunagi olnud internetti. Kõik need videod, mis eelnevalt siin nähtud olid, on ka all descriptionis. Mõned neist tõesti ei ole, sest et nad on tõesti väga-väga halvad ja neid ma ei avalikustada. Taha võib-olla kunagi minu enda kanalil, mille te leiate sinusti Infonupult. Rääkides veel siis ingliskeelsest sisust. Infonupult leiad uue kanali. Selle kanali video seisab nüüd ühe väikse approval'i taga. Nimelt mina ja Hugo käisime weekendil ringi, filmisime asju. We have found a little friend here. Hugo will introduce him. Anyway. We will ask very good singer-songwriter Daniel Levi right here, right now. What is his thought on festival in Pärnu? Ja kuna oli ligipääs väga paljudesse kohtadesse, siis me peame kahjuks koos kõlastama selle videoga natukene nende korraldajatega. Nii et seetõttu see video natukene viibib, aga võite juba sinna minna, panna subscribe ära ja sealt näete minu ingliskeelseid tegemisi. Nimelt on tulemas Eesti YouTuberid live'gi see aasta, aga hoopis teistmoodi on siis paneelid, YouTuberite kirbukas, live show, meetupid ka, loomulikult kõikidega saab meetup-appida, nii et kui te tahate YouTube'e näha, YouTube'id saavad seal kokku, tulevad, teevad piltidega, laksu. Et kõik see juhtub 2. septembril, all on olemas link, kus te saate endal piletid osta. Ja nagu ma rääkisin, siis YouTube'idega ei saa tegelikult kõik mittegi läbi. Me võtame nüüd, ma ei tea, nädal? Võib-olla 2. Ma pigem arvan, et nädalakese puhkust. Ja siis juba varsti, teate küll, vaata see Sunday Funday, kus me kõik tulime kokku, tegime koos videod. Mis te arvate? See on ju päris tore ettevõtmine, kui kõik koos YouTube'id teevad videoid. Meil on juba üks olemas, kus minul kõhukarvad läksid, nii et mul oli ju väike karistus siin ka. Nii et tõesti, väikene puhkus teile, nautige veel seda viimast suvekest, näete. Ilmad on päris ilusaks näinud. Nii et näemegi siis juba mõne nädala pärast. Tahtsin öelda auf Wiedersehen, aga tegelikult on YouTube'id!